tere, armsad õpetajad! Täna me räägime õpetaja vaimsest tervisest. Õpetaja vaimse tervise psühholoogilised ohud ja toetamise ja abistamise võimalused, kui on probleeme selles valdkonnas. See teema on väga tähtis, sellepärast et eelmisel korral, kui me rääkisime positiivsest õpikeskkonnast, siis ma rõhutasin ka seda, et klassis on kõige olulisem ainetunnis ja klassijuhatajana see, kuidas õpetaja on oma psühholoogilise seisundi, oma psühholoogiliste omaduste ja käitumise poolest. Kas ta on heas meeleolus, kas õpetaja heaolu, tema kooli heaolu on ka tagatud või on tegemist kooli tööstressiga õpetaja ametis. Ja kuna see vaimse tervise teema on praegu just väga aktuaalne ka Eestis, siis pidasin seda vajalikuks ka võimalikult kiiresti just psühholoogina esile tuua. Nii et me ei räägi täna mingitest diagnoosidest ega sellistest suurtest teemadest, vaid me räägime eelkõige nendest ohuteguritest, mis võivad õpetaja vaimset tervist või psühholoogilist heaolu seisundit mõjutada. Ja kuigi on öeldud või on Eestis väga populaarne see mõiste nagu vaimne tervis, siis tegelikult mahub sinna alla ka hinge või psühholoogiline heaolu ja loomulikult ka siis see psühhosomaatiline või keha heaolu, see nagu kolm erinevat kihistust. Vaimse tervise puhul me võime tõesti rääkida, et peaasjad on nii-öelda korrast ära, kui on ikka väga tõsised vaimse tervise mured. Aga täna me ei hakka nendest muredest täpsemalt rääkima. Võtame vaatluse alla eelkõige selle, kuidas õpetaja töö, õpetaja rolli ja õpetaja tegutsemine, tema tagala ja tema koostööpartnerid võivad kas soodustada või kahjustada tema vaimset tervist. Ja nagu ma lubasin eelmisel korral, ma tahaksin iga kord nagu viidata ka mingitele raamatutele ja seda enda niisugust põhiraamatut, mida ma küll ka antud juhul väga soovitaksin, see on lihtne ja praktiline koolipsühholoogia ja siin on terve 7 peatükk kirjutatud erinevate vaimse tervise probleemidega, stressist, kooli heaolu saavutamisest, ka depressioonist, õpetaja tööga rahulolust ja see soovitan seda raamatut siis sirvida. See on mõeldud niisuguse konspektilaadsena, et õpetaja vaadates siis seda raamatut, lehitsedes seda raamatut, saab ideid, kuidas moodi oma tervisega paremini toime tulla. Siis ma natukene räägin ja selles minu raamatus on ka kirjutatud mürgistest emotsioonidest. See on üks inimsuhete või sotsiaalse õpikeskkonna ja koolikeskkonna ja ettevõtte keskkonna ja üldse sellise meie elukeskkonna väga tähtis valdkond, sest mürgiseks ei tee inimeste vahelisi suhteid mitte suur töökoormus ja panustamine ja ütleme nõudlikkus, vaid mürgiseks teevad selle katkised inimesed, kelle enda katkisuse jaoks on vaja teistele inimestele haiget teha. Ja selles raamatus on sellest palju juttu. Võib-olla me võtame konfliktidega ükskord ka selle teema natukene rohkem ette, et suhted õpetajate vahel ja suhted lapsevanematega ja siis kindlasti peaksime täpsemalt sellest ka rääkima. Ja 3. raamat, mida ma tahaksin ka soovitada veel, et kui te tahate just oma stressiteemadel nagu täpsemalt ettekujutust ja lahendamise võimalusi saada ja natukene rohkem sellel teemal uurida, siis see on üks selline täiesti eestlaste poolt kirjutatud stressi teejuht,
kus saab ka siis lisamaterjali. Aga täna tahaksime jagada selle meie aja kahte ossa. Esimeses osas me räägiksime siis sellest, et millised võivad olla sellised psühholoogilised ohutegurid õpetaja töös. Ja siin on nüüd ma olen välja toonud 7 punkti ja kiiresti, nagu ju mõistate, ei saa siin süveneda, püüan ma igal ühel natukene peatuda. Kuhjunud stress, toimetuleku raskused, siis mürgised suhted ja emotsioonid, töökorralduse probleemid, siis edasi on siin ebaõiglus ja ülekohus, mis on võib-olla nii tööl kui kodus, ja üksindus või üksinda töötamine, toetuse puudumine. Ja viimane on siis see 8+8+8 reegel, kui selle rikkumine kui see on korrast ära, siis tõenäoliselt on stress olemas. Aga hakkame siis selle osaga otsast peale nii lühidalt, et teil tekiks selline psühholoogiline ettekujutus või psühholoogiaalane ettekujutus, et missugused ohutegurid teil võivad olemas olla ja et kuidas siis nendega toimetada, et te saaksite olla oma tunnis, oma klassiga koolis heas meeleolus, naeratav ja oma tegutsemises ka energiarikas, et teil on jõudu tulla toime keeruliste olukordadega. Esimene, mis on siis kirjas siin praegu, et kuhjunud stress, võib öelda ka teise sõnaga, et kumuleerunud stress või krooniline stress ja selle niisuguse tunnusmärgiks on see, mida pikemalt lihtsalt praegu pole aega rääkida, et pikaajaliselt on olnud stressi tekitavad tegurid, kas kodus või koolis, võib-olla naabritega seoses, võib-olla lastega seoses, võib-olla abikaasaga seoses, aga väga hästi ka võib-olla kolleegidega seoses või on see seotud tervisega, võib-olla on see seotud sellise teatud nagu eluperioodidega, kus lihtsalt pikaajaliselt on olnud mitmest erinevast kanalist, nagu erinevatest torudest, stressikanalitest on see stress kokku jooksnud ja nii-öelda ei ole head olukorda ei kodus ega tööl ja võib-olla ka veel lisaks vabal ajal on mingisugused mured tekkinud ja siis me võime öelda seda, et inimesel nagu see stressitase on nii suureks läinud, et selle maandamisega peaks hakkama tegelikult selliselt peale, et lihtsalt need kanalid peaks kõigepealt kinni panema, katsuma vähemalt siis mitte seda stressi kogu aeg läbi elada, vastu võtta ja nii-öelda olla nende stressitegurite nii-öelda mänguväljas või mõjuväljas. Ja selle kuhjunud stressi avastamiseks on mitmeid küsimustikke ka nendes raamatutes ja neid erinevaid punkte, kuidas seda näha. Aga kõige lihtsam on vaadata nagu 3-tasandiliselt seda, et kas keha tunneb ennast hästi või on valud või on pinged või on ebameeldivused, kroonilised haigused on uuesti välja tulnud. Kas südames on mured ja ebaturvalisus, nii-öelda hinge teema või on tegemist sellise rahuseisundiga, rõõmuseisundiga. Ja viimaseks siis ka see vaimne või see nii-öelda mõistuse pool, kus siis tööjõudlus võib väheneda, mälu võib halveneda ja lihtsalt peale murede ja peale selle stressi teema ei mahugi enam midagi ellu. Nüüd sellest tuleneb loomulikult järgmine punkt, et on olemas toimetuleku raskused ja jälle me võime öelda, et me võime esitada ka selle küsimuse, et kus need toimetuleku raskused on. Kui on tegemist tööstressiga, siis sellisel juhul, mida ju õpetajal, ühel tavalisel õpetajal rääkimata, siis erivajadustega lastega klassi õpetajal, kellel on palju väga keerulisi situatsioone igapäevaselt, need toimetuleku raskused võivad olla lihtsalt nagu tavapärane elusisu
ja kahjuks on, ma olen seda ennegi öelnud, kahjuks on nii, et on palju koole, kus õpetaja nagu ei julge või lausa ei tohigi oma toimetulekuraskusi nagu avaldada ja mida rohkem ta neid varjab, mida rohkem neid peidab, seda keerulisemaks ja suuremaks läheb see stress ja rahulolematus tööga ja see toimetulek nagu niisuguse musta ringina või kinnise ringina, nõiaringina ainult nagu suureneb. Teine juba nagu suurem stressi näitaja on see, kui toimetulekuraskused on nagu ka väljaspool tööelu, kodus ja võib-olla siis ka vabal ajal, kus unustatakse väga palju ja eriliselt juba niisuguse suure stressi või siis depressiooni puhul on tegemist olukorraga või võib olla tegemist olukorraga, kus ka lihtsate asjadega ei ole jõudu või soovi tegeleda. Ja see toimetuleku nii-öelda problemaatika, sellega seoses ma palun teid, et teie oleksite ka need inimesed, kes siis hakkaksid Eestis sellist positiivset heaolukultuuri nagu rohkem esile tooma, et teie olete need, kes julgevad rääkida sellest teistele, et mul on praegu need raskused ja ma paluksin, et sa mind aitaksid või et ei oleks nagu see, kes tahab ise kogu aeg hakkama saada. Nüüd kolmas ongi need mürgised suhted ja mürgised emotsioonid ja pean ütlema, et sellise üldise, see on nüüd minu hinnang, võib-olla see on liiga kriitiline, aga üldiselt vaimse tervise teemaga ikkagi väga vähe aega niimoodi avalikult ja aktiivselt tegelenud riigina on Eestis väga palju teemasid, mille tõttu inimesel, kellel on vaimse tervisega või oma olukordadega raskusi, on väga tihti selline enesekaitseline reaktsioon see, et hakatakse nagu teiste inimeste peale oma stressi ja pinget välja elama. Ja kui see on selliseks nii-öelda krooniliseks juba see moodus tekkinud, kui on leitud, et niimoodi saab oma kadedusest või siis negatiivsest enesehinnangust või halbade suhete teemast või saab natukene nagu leevendust, et kui nüüd teisele inimesele siis halvasti öelda või kuidagimoodi neid suhteid keerata halvemaks või karjuda või nii-öelda intriige korraldada või kedagi ära ajada ja välja visata ja nii edasi, kui see mürgiste suhete mitteosavõtliku teisest inimesest osavõtliku käitumise või lahke ja mõistva ja kannatliku käitumise asemel on tekkinud juba harjumus teisele nagu teha haiget ja sellega saada tunda ise nagu kuidagi leevendust või teha endale haiget ka ja selle tõttu tekitada see mürgisus selliselt, et kui näiteks keegi meile kallis inimene teeb endale haiget, ükskõik kas alkoholismi või lõikamise või ükskõik missuguse ennast hävitava käitumisega, siis juba sellepärast, kui me oleme selle inimese kõrval, me tunneme, et meie emotsioonid saavad nagu kahjustatud ja et selline mürgine, osavõtmatu, mitteosavõtlik keskkond on üks väga suur sellise sisepinge, stressi ja depressiooni tekitaja. Ja psühholoogiliselt sellised mürgised emotsioonid ja mürgised suhted võivad ära rikkuda kõik kollektiivsed head plaanid ja soovid nagu oma tööd paremini ka korraldada. Ja siit tuleneb kohe järgmine nagu hästi otseselt tööstressiga seotud nagu teema, mis on mõnele inimesele veel eriliselt oluline, et töö korraldusega seotud nagu plaanid, rutiinid, eesmärgid, ajakava, see, kuidas moodi nagu kas või koolis üldse on tunniplaan üles ehitatud, kas on kõik materjalid saadavad,
kuidasmoodi nagu on siis need erinevad digivahendid olemas, õpikud, kuidas nüüd omavahel tunde asendatakse ja kõik, mis on seotud otseselt nagu töökorraldusega. Selle valdkonna nii-öelda psühholoogilised ohutegurid käivad otseselt tööstressi alla. Ja ma olen väga mitmete inimestega ettevõtetes rääkinud. Mare Teihmann, Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor, ka psühholoog, tööpsühholoog, kes on selle valdkonnaga väga palju tegelenud ja suuri rahvusvahelisi uuringuid teinud, siis tema ka, ütleme nii-öelda kommentaarina võib öelda, et hariduses on üks kõige teatud mõttes vähem tööstressiga tegelenud valdkond ja hariduses samal ajal on õpetajate ja koolijuhtide ja ka tugispetsialistide tööstressi, tööga rahulolu valdkond võib-olla kõige problemaatilisem. No kui me võtame ainult kas või need 3 niisugust aspekti, et üheski niisuguses nii-öelda tavakeskkonnas kuskil ettevõttes ei ole tegemist ainult sellisel kujul väikeste inimestega või mitte täiskasvanud inimestega, kellelt ei saagi oodata, et nad on võimelised niiviisi käituma, et nad stressi ei tekita. See tähendab seda, et õpetaja peab olema võimeline oma igapäevases töös saama hakkama, ületama tööstressi selles oma põhivaldkonnas, kus ta kohtub nüüd nende lastega või kohtub lapsevanematega, kes võivad olla ka nagu kas siis nõudlikud, võib-olla pinges ise täpselt samamoodi oma tööstressi ka kooli toomas või lapsevanemana õpetajaga kohtudes välja elamas. Ja samas on õpetaja töökeskkonna korraldamatus ka tihtipeale niisugused probleemid juhtkonnaga või olematute või siis väga nagu hõivatud tugispetsialistide ja tugimeeskonnaga kokkupuutes. Nii et selle tõttu võib öelda, et oma eraldi teema, millest mina ka oma lihtsas ja praktilises koolipsühholoogia raamatus kirjutan, on sellega, et kuidas õpetaja on rahul oma tööga ja kui palju see töö stressi tekitab. Ja siit kohe järgmine on, mis ma olen eraldi välja toonud, mis on võib-olla kõige raskem psühholoogiline mõjutegur, on see, kui õpetaja nüüd oma töös või siis ka suheldes kolleegidega või lapsevanematega tunnetab niisugust endaga seotud ebaõigluse või ülekohtu tunnet. Et see võib olla seda tüüpi psühholoogiline mõjutegur, mis ei anna rahu ööl ega päeval. On see siis seotud kas palgaga või rahaga või tundide jaotusega või on see seotud mingite halbade sõnadega või tunnustuse puudumisega või lihtsalt nagu sellise teiste kolleegide esiletoomisega, aga nüüd selle õpetaja mittemõistmisega ja ebaõigluse tunne on tegelikult üks selline nagu väga keeruline ka psühholoogilises mõttes seda toetada, sest ei tarvitse olla olukord, kus teised mõistavad seda, et inimene tunnetab, et tal on ülekohut tehtud ja teda on ebaõiglaselt koheldud. Ja selle tõttu võib juhtuda ka, et nüüd tekibki see järgmine punkt, kus inimene õpetaja selleks, et põgeneda sellisest mürgisest ja ebaõiglust ülekohust täis keskkonnast, tõmbub üksindusse või ei olegi selliseid partnerlussuhteid, ei usalda enam luua partnerlussuhteid ja jääb, niigi töö on ju suhteliselt ju ikkagi üksinda klassi ees, aga jääb ka peale tundide lõppu või koolipäeva lõppu olukorda, kus ta ei jaga oma mõtteid, oma muresid teistega ja võib-olla lihtsalt kohe lahkub pärast tundide lõppu, kui on võimalik. Olen näinud mitmeid õpetajaid ja ise ka kogenud seda perioodi oma õpetaja elus, kus minna peale tunde veel kellelegi rääkima, absoluutselt ei olnud mingit soovi,
sest raskused olid nii keerulised ja nii suured ja ma tundsin, et seda mõistmist nii või teisiti ei ole. Ja oli periood, kus pärast koolipäeva lõppu ma lihtsalt läksin Kadriorus ja nutsin oma tööpinget ja kõike seda välja peaaegu igal päeval pärast tööpäeva. Ja siis see ju niisugune kumuleerub uuesti, me jõuamegi nagu üles sinna esimese punkti juurde, et on kuhjunud stress ja meil on nagu üks suur stressikoorem kukil igale poole, kus vaatad, igalt pool on mured ja siis võib-olla veel on lisandunud nüüd see väga hästi tuntud 8+8+8 reegli rikkumine, et töö on võib-olla seal 12 tundi ja uni on 5 tundi ja vaba aega võib-olla üldse ei olegi või tänu tööpingele ja toimetuleku raskustele oma töö juures või ka kodus. Näiteks kui emana on nii palju väikesi lapsi, ka veel lisaks õpetaja tööpingele, on mitu last, kellel on kas lasteaias või ka muresid palju, et või on üksik ema õpetajana peab hakkama saama oma laste abistamisega, et siis ongi tegelikult olukord, kus ei ole võimalik 8 tundi magada ja kui on uni juba rikutud ja ei ole aega üldse vabal ajal millegagi lõbusaga, rõõmsaga, lõõgastavaga eelkõige tegeleda, siis on väga keeruline ja töö tihtipeale õpetajad võtavad tööd koju kaasa. Minu vaatenurgast isegi ühe telefonikõne pidamine, nüüd kui keegi ütleb, et pole ju võimalik niimoodi, aga ma ikkagi tahaks soovitada, et üle 8 tunni tööd teha lihtsalt ei tohi, sest see hakkab muidu väga rängalt tervise peale ja kui on vaja üle 8 tunni teha, siis tuleme tagasi selle töökorralduse teema juurde ja toimetulemise teema juurde, et siis peaks olema olukord, kus peab mõtlema, kuidas korraldada tööd. Ja ma näen, et selle teise poole jaoks ei ole ma suutnud nii palju aega jätta, kui ma tahan, aga siis iga asja kohta üks punkt. Et mida nüüd võiks siis teha, et välja rääkida, puhata ja rõõmu leida, iga abi otsida ja abi vastu võtta, probleemi analüüsida ja aidata siis toimetuleku jaoks leida uusi viise, isiklik stressi juhtimine, füüsiline tegevus ja üks mõistev inimene kõrval, kes oleks tõesti partner, oleks elukaaslane, abikaasa, ükskõik sõber, keegi, kellel on võimalik rääkida igapäevaselt ja jagada oma muresid. Selle abi, psühholoogilise toe ja abi kõige tähtsam nagu sõnum, mida ma teile tahan täna öelda, on see, et psühholoogilises mõttes on väga moodi läinud nii-öelda minu vaatenurgast, psühholoogilisest vaatenurgast täiesti tervist kahjustav praktika. Ja selle praktika nagu selline keskpunkt on selline sisse ära peidetud praktika. Et ma tahaks rõhutada, ma ei hakka seda praegu analüüsima, kõiksugused seda tüüpi meditatsioonid või mingisugused seda tüüpi mitte välja rääkimisega seotud praktikad ainult suurendavad vaimse tervise problemaatikat. Ja kui me oleme siin tõesti ka psühholoogias on ju sellest väga palju räägitud, et inimest võib võrrelda ka nagu anumaga või ütleme ka jäämäega, kus see mitteteadvusega ja mõistusega seotud valdkond on hästi suur või anum võib olla täis sellist negatiivset stressiainest, siis esimene abi on väljarääkimine, väljakirjutamine, välja nutmine, välja karjumine, välja ükskõik mida, täpselt nii nagu põhimõtteliselt välja tuleb ju ka siis oksendada või pigistada või kui on kehaga midagi korrast ära. Ja hinge tasakaalu saavutamiseks ei ole võimalik, ei ole
ei saa seda stressi ja pinget endale sisse pressida või siis sees hoida või sees mediteerida niiviisi, et see läheb kõik alateadvuses nagu keema või läheb keldritesse kinni, naelutatakse need luugid kinni ja siis ühel päeval plahvatab see aurukatel. Nii et see on kõige olulisem sõnum, mida ma tänase selle ka tahaksin välja tuua, et mis see psühholoogiline abi on. Ja kui me võtame siit viimase punkti, et mõistev inimene ja partner ja keegi, kellele saab rääkida, et kui seda mõistvat inimest ei ole, siis saab kirjutada, siis saab joonistada, siis saab palvetada. Kui inimene on kristlane, siis ta teab, et on elav Jumal, kes kuulab palveid. Ja väljarääkimise nagu näitena ma tahaksin tuua ühe kaua aega tagasi lihtsalt nagu kummalise kogemuse, kus ma nägin ühte ise tehtud raamatut, mida siis see vanem naine nimetas kakaraamatuks ja kõik selles raamatus oli pruun ja must kole ja inetu. Ta ise oli joonistanud, ise oli kirjutanud ja ta oli oma lapsepõlve alkoholipere nii-öelda mustuse ja räpasuse kõik sinna raamatusse pannud. Jumal tänatud, et tal ükskord elus tuli siis keegi, kes ütles, et ta on terve elu seda muret kandnud ja ta ei ole seda kellelegi rääkinud. Ta ei ole seda välja kirjutanud ega välja elanud ja ta tegi ja ta suurel konverentsil näitas seda ja ütles, et ta on terveks saamas. Nüüd need teised punktid, mis ma siia on välja toonud, on natukene lihtsamad ja puhkus ja rõõm ja see 8+8+8, et eraldi teema ongi rõõmu leidmine, et juba korras unega ja söönud ja ennast hästi tundev inimene peaks olema rõõmus, peaks suutma olla rõõmus, peaks rõõmu leidma. Aga nii kaua, kui inimesele on nagu rõõmu leidmine keeruline, siis järelikult on vaja veel puhata ja veel otsida nagu abi. Et see abi otsimine, mis 3. punktis on välja toodud, et tõesti ma tean, et ka meesterahvastel või poistel ja teatud inimestel, kes on üksinda kasvanud või üksinda elanud, on väga keeruline või uhke loomusega või ennast väga tubliks ja hakkama saavaks pidav. Nendel ka õpetajatel on väga keeruline tunnistada, et ma olen läbipõlemise ääre peal. Ja vot siin on nüüd, ma olen kirjutanud siia ka juurde, et siin peaks olema nüüd see kooli tugimeeskond, need inimesed, kes on ette valmistatud selleks, et märgata, kui mõnel õpetajal on väga raske ja ta on läbipõlemise ääre peal või ta vajab nüüd kas näiteks selle 4. punktiga, et toimetulek oleks tunnis ja ainetunnis parem, et selle probleemi analüüsi, et õpetaja peaks kannatama seda kas lärmi või pahandusi või siis üksinda toimetulekut seal ja selle tõttu on ta lihtsalt väga nagu läbi nii-öelda. Ja ma jätan praegu nüüd selle isikliku stressijuhtimise asja viimaseks ja ütlen, et loomulikult on inimesi, kes ei saa üldse oma stressi maandatud, kui nad füüsiliselt ei tegutse. Kas ei jookse või uju või ei käi või sõida rattaga või ei võimle või tähendab see keha nagu nii-öelda füüsiline energia põletamine on äärmiselt oluline mõnedel inimestel eriliselt. Aga on ka inimesi, näiteks mina, kes ma saan hakkama tihtipeale sellega, et on muusika, on lilled, on jalutamine ja ma ei ole kunagi elus tundnud nagu abi sellest, kui ma ennast sunnin midagi füüsilist tegema. Nii et see viimane punkt, mida ma tahaksingi teile nüüd rõhutada, on see, et te peaksite ise enda stressi juhtimise plaani kokku panema, mis hakkab sellest peale ja sellest on kirjas ka nüüd selles minu raamatus, et kõigepealt püüate selgitada välja, missuguses seisus te olete, kui suur see stressi või läbipõlemise ohu, kroonilise stressi või läbipõlemise oht on teil olemas. Kas teil on olemas juba psühhosomaatilised nagu ilmingud kehas,
mis on pikaajalise stressi nagu ilmingud unega seotud, söömisega seotud, ärritumisega seotud, et missugune seis on ja siis mõtlema, et kus see stressikanalid teile nagu tulevad ja selle stressi toovad ja siis hakkama üles ehitama seda oma stressi maandamise nagu plaani, panema paika oma päevarutiinid, oma päevaplaani, tööplaani ja kõik selleks, et teil jääks aega ka puhkuseks. Aga sellest te saate kõik täpsemalt lugeda nüüd sellest stressijuhtimise raamatust ja ka sellest raamatust Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia, mille erinevaid teemasid me kindlasti ka edaspidi nagu hakkame veel lisaks käsitlema. Aga soovin teile tõesti, et te leiaksite oma isikliku stressijuhtimise plaani, et te ka hommikul juba võiksite tunda seda rõõmu ja väsimuse kadumist ja minna rõõmuga tööle, võtta julgust ja küsida abi ja pakkuda välja ka ettepanekuid, kuidas oma koolipäeva ja tööaega paremaks teha. Soovin teile rõõmsat päeva lõppu, soovin teile rõõmsat jätkuvat koolinädalat ja kõike head. Olge väga hoitud, armas õpetaja.